Podcast Rööprähklejad. Meie tänane külaline on inimene, kelle töötempo paneb isegi kohvimasina värisema. Ta on režissöör, operaator, produtsent, isa, abikaasa, mõtleja ja mõnikord ka lihtsalt inimene. Meil on külas mees, kelle kaadrites on elu, aga kelle enda elu kulgeb mõnikord justkui kiirendatud montaažis. Tere tulemast saatesse, Ergo Kuld. Oho, selline sissejuhatus, tere. Kuidas sul läheb? Väga hästi. Mina küsiks seda, et kuna meil on ikkagi siin heliga kõike, siis mis on viimane selline võib-olla muusikapala, mida sa kuulasid ja miks just see? Et see paneb ka sellise meeleolu võib-olla paika. Et mis tuju sul täna on? Tead, ma kuulan nii erinevat muusikat, et, ja täitsa nagu selles mõttes see ei ole selline lihtsalt nagu kõlksu, lihtsalt nagu öeldud, et mulle meeldib seinast seina muusika. Ma olen tegelikult tohutu melomaan ja korjan plaate koju ja tahan endale kõige paremat helisüsteemi koju ja tahan, kui auto ostan, siis esimesena vaatan helisüsteemi autos ja et vastavalt meeleolule ma tõesti võin kuulata džässist kuni Tranani välja, nii et täna hommikul ma tulin siia Tranaga. Ma olin kunagi tohutu Trana fänn ja käisin Trana pidudel üksi tantsimas ja ühesõnaga on olnud periood elus. Ja täna oli täpselt see tunne, et tõmmaks selle peo käima. No tiitlite arvu vaadates sa oled ka korralik rööprähkleja, kas sul on kunagi olnud mõte ka äkki ise nagu mussi teha? Olen tahtnud väga mussi teha. Alustasin kunagi isegi sellest, et ostsin endale koju DJ-puldi ja mõtlesin, nüüd hakkan siit see tuleb. Siit ma tulen. Aga mul ei olnud nii palju püsivust. See on see ATH probleem, eks ju. Et igasugused muud asjad tulevad vahele, muud mõtted tulevad vahele. Muusika on tõesti, ma olen muusikast läbi imbunud igati pidi, aga ma ei oska ise mussi üldse teha ja noodist ei tea mitte midagi, aga see on olnud mu tohutu suur unistus ise teha muusikat. Ma tõesti imetlen inimesi, kes teevad ilusat muusikat ja vaatan nendele kõigele alt üles ka Eestis. Ma tean, et ma ise ei ole võimeline kindlasti kunagi muusikat tegema sellisel moel, ära ütle kunagi ei, aga jah, esimene samm on see, et ma võtsin meie kolmeka saate bändi trummaril Hansul rinnust kinni, surusin vastu seina, ütlesin, sa pead mind õpetama hakkama nüüd, et ma tahaks hakata trumme õppima, aga vaatame, kus me jõuame sellega. Kas sul DJ nimi oli juba valmis mõeldud või? Ei, ma olen tegelikult DJ olnud. Ma olin kunagi ma alustasin 13-aastasena kodukülas, meil oli seal kultuurimaja ja kõik külakutid ütlesid, tee diskot, Mul oli hästi palju kassette juba selleks ajaks ja siis kuna mu ema oli kultuurimaja juhataja, siis võtsin asja kätte ja tegin ära. Nii et olin 2-3 aastat enne keskkooli lõppu, olin diskor. Diskor Erks. Vaat see oli Diskor Erks. Ja kas X-iga, jah? Ikka, absoluutselt. 92. aastal ikka X-iga. No aga peamiselt oled sa ikkagi nagu filmi peal. Kus see filmipisik sind siis ikkagi haaras? Et sul on tegelikult ka fotograaf ja filmindus, et mõlemad, ma saan aru. Jaa, ma tegelikult liikuv visuaalne pilt köitis mind kõigepealt ja et jõuda arusaamiseni, kuidas seda teha, sain aru, et tuleb alustada rohujuure tasandilt ehk siis fotograafiast ja tegelikult fotograafiat õppima minnes tekkis mul ka armastus fotograafia vastu. Ja ma olen ju olnud ka fotograaf erinevates väljaannetes, et see on ka üks kirgesid, kuigi see kirg leiab mind viimasel ajal suhteliselt harva, aga kui ta mind leiab, siis ikka nii, et tekib jälle vana hea tunne, et äge on, hea on pilti teha. Aga kus see audiovisuaalne üldse see soov nagu tekkis nooremas peast? Muusikavideotest. Ma olen ju MTV põlvkonna kasvandik. Ehk siis, kui külla tekkis esimene satelliittelevisioon minu klassivenna koju, siis esimesel võimalusel käisime tal alati külas ja MTV-d vaatamas. See oli see esimene aken Euroopasse, eks ju, maailma. Ja siis ühel hetkel tekkisid ka tollel ajal kesktelevisiooni, tekkis nädalas korra reedeti selline saade nagu MTV Top 20 või. See oli põhiline, mida me vaatasime.
ja sealt see kuidagi kujunes. Ma ei oska, sel hetkel seda nagu teadmist või arusaamist veel ei olnud, aga see kujunes kuidagi kunagi edaspidi, et ilmselt mingisuguses ajahetkes, kus noor inimene lõpetab keskkooli ja mõtleb, et kes ta on ja mis asi ta on ja mis temast saama peaks, käies läbi lavaka katsed ja mitte sinna sisse saades, tänase päeval võin öelda õnneks, siis ühel hetkel lihtsalt lähed, teed midagi, õpid midagi ja proovid aru saada, et kes ma siis olen. Ja sealt kuidagi aega mööda see mingi teadmine tuli, et äkki see valdkond võiks olla see, et mida võiks võtta oma elu nagu suureks kireks ja selleks, kus ma võiksin midagi saavutada. Ega see teadmine ei tulnud nii, et nüüd minust saab, ma ei tea, parim tegija või mingi Marssali kepik, kes mul puues pole kunagi olnud. Pigem on see, et olen püüdnud ikkagi läbi selle, et mis mulle nagu meelepärane on või mis köidab läbi selle, leida mingisugune nagu nii-öelda see ikkagi elustiili või elulaadiga kuidagi ühendada, eks ju, et mitte minna õppida midagi, mis mulle tohutult kasulik oleks. Aga see ei ole kunagi olnud, minu eriala ei ole olnud mulle kuidagi lapsest peale nagu arusaamine, et see on see, mida ma teha tahan või ma ei öelnud 6-aastaselt kuskil, et minust saab operaator või režissöör või filmitegija, et see oli täiesti võõras maailm minu jaoks. Kinodes sai käidud tol ajal, maakinodes, eks ju, ja loomulikult oli see tohutult põnev maailm kõik ja ema ütles, et ma kunagi, kui telereklaamid tulid telekas, siis mina olin täiesti teleekraanile naelutatud, ma olin vaadanud lihtsalt suured silmad lihtsalt telereklaame millegipärast, et mulle tohutult meeldis need. Et tegelikult ikkagi algas kõik sellest, et sinus on see läbikukkunud lapsnäitleja, kes tahtis saada ise sinna pilti, sinna ei saanud ja siis mõtlesid, et lähed kaamera taha. Ei olnud niimoodi. See ei tulnud mingisugusest, et mingit kättemaksust, et ma ei saanud lavakasse sisse, ma tahan, nüüd hakkan ise neid lavastama, neid tüüpe. See oli kõik, keskkoolis oli täpselt see, et ma ei teadnud, lihtsalt maakeskkoolis, eks ju, õpetajad, mingisugused teadjamad inimesed, sest talle ju meeldib selline natukene esinemine ja meeldib tähelepanu keskpunktis olla ja ju ta siis näitlejaks tahab minna. Et see võiks talle ju sobida, ta ju võiks sobida. Aga jah, sellepärast ma ütlen ka tänapäeva noortele, et ärge kiirustage oma valikutega, võtke rahulikult, vaadake ringi, tehke muid töid, käige maailmas ringi ja küll see arusaamine tuleb. Aga millest sa nagu toona siis mõtlesid, et kui sul sellised mõtted veel ei olnud, et mis mälestused seostuvad sul kooli ajaga, milline oli näiteks teismeline Ergo? Issand, milline oli teismeline Ergo? Kuidas mis vanuse vahe see teismeline on? Mis see on siis alates 13? Midagi sellist, 13 kuni 16-15. Jah. See on nii tohutu, siin muutub nii palju tegelikult, selles vanuse vahest tegelikult muutub tohutult jah, et sellisest lapsest saab selline väike inimese hakatis, eks ju, et kes püüab juba olla natukene tõsiselt võetavam. Issand, mul on nii raske seda kuidagi öelda, see on jah, pani mind täitsa kimbatusse see küsimus, milline tiinekas ma olin. Ma saan seda öelda, et ma ei olnud klassikaline tiinekas, minuga ei olnud keeruline, ma olin väga tubli poiss. Ma ei käinud väljas teiste noortega möllamas. Tubli viieline? Ma ei olnud viieline ka, ma olin natukene selline unistaja, ma elasin omas mingis mullis. Millest ma sain lavakasse astudes aru, oli see, et maakeskkonnas olles sa oled natukene nagu sundolukorras, sa oled sunnitud suhtlema omavanuste noortega, kes ei pruugi olla sinu inimesed, sinu DNA-ga inimesed. Ja sellest sa saad aru siis, kui sa kohtad omavanuseid noori, kes on natuke sarnasemad kui sina. Ehk siis see oli vist see, mis sundis mind või
ajendas olema või mille tõttu ma olin noorena pigem selline omas mullis unistaja, kuivõrd kuskil mingi tohutu kambajõmm ja oleks kuidagi ringi jookstud mööda ilma ja proovinud mingit segadust korraldada, et ma olin jah, pigem selline, elasin hästi palju muusikasse ja mis olid su põhilised mingid tegevused, mis sa siis tegid või hobid? Jah, võt maavärk ka, eks ju, et palju sul teha ei ole, eks ju, et kuskile ennast nagu välja elada, kuidagi realiseerida väga palju ei ole, eks ju, et tekkis ühel hetkel jõusaal külakeskkonda, eks ju, siis sai seal klassivennaga jõusaalis käidud on ja siis ma käisin aastakese isegi rahvatantsus, eks ju, ja olen ka laulnud, eks ju, kooris olen laulnud kunagi isegi Läänemaakonnas omaaegsel Haapsalu rajoonis sai mingeid lauluvõistlusi kinni pandud. Olin tubli laulupoiss, siis tuli häälemurre ja siis kadus kõik ära, et võib-olla, kui oleks olnud võimalus oma häält koolitada, mine tea, aga jah, ma olin selline natukene siit ja natuke sealt ja natukene kolmandast kohast, aga selles mõttes tubli poiss jah, et vanemad ei pidanud minu pärast muretsema, et ma kuhugi ära ei kadunud ja mitmeks päevaks kuskile lustima ei läinud, eks ju, et oligi 13-aastaselt alustasin diskode tegemist, on ju, et vist võibki öelda, et see muusika oli vist see, kuhu ma hea meelega ennast nagu ära uputasin. Kui me jõuame nüüd tänasesse päeva, siis kuidas sinu igapäev üldse täna praegu välja näeb? Tänane päev näeb välja nii, et püüan aegamööda ennast rohkem säästa enda lõhkumisest nii vaimselt kui füüsiliselt. Püüan oma töö ja eraelu korraldada nii, et keegi ei kannataks ja kõik asjad saaksid tehtud nii, et ei oleks viimasel hetkel ja keegi ei tunneks, et neid on kuidagi kõrvale jäetud või ehk siis põhimõtteliselt ma püüan oma elu korraldada nii, et oleks piisavalt aega ka ringi vaadata. Ja kuidas õnnestub? Ma arvan, et õnnestub, et jah, ilmselt selle aluseks ongi see, et see endale aruandmine, et kes ma olen, mis ma olen, eks ju, mis on need minu need mingisugused vaimsed mingisugused asjaolud, millega ma pean arvestama, eks ju, ja igapäevaselt hakkama saamiseks või selleks, et olla enam-vähem tasakaalus endaga ja kui sa sellega kuidagi ära tiilid ja hakkama saad, siis ilmselt lähebki kergemaks. Aga kuidas üldse režissöörina või mis iganes tööpostil sa just praegu oled, kuidas see nagu nii-öelda päevakava sul välja näeb? Kas see ei ole ju selline tavapärane 9-5? Kindlasti mitte, jah. Võt see ongi see töö või siis töövaldkond või siis see, et see tegelikult sul tegelikult ei ole kindlat aega, mille sa tööd teed, see on olnud minu kallile abikaasale väga, väga raskel challenge, et mul tegelikult ei ole distsiplineeritult mingisugust töökorraldust, eks ju, et ma natukene tegelikult, ma olen nagu ei tee üldse midagi ja samas ma olen hästi nagu kogu aeg oma töös sees, eks ju, et sisuliselt mu mõte tegelikult liigub kogu aeg siis nende projektide juures, mida ma konkreetselt hetkel kas hakkan ette valmistama, tegema või teen. Ehk siis ja ma püüan seda korraldada tõesti nii, et ma oleksin ka kohal võimalikult palju pere jaoks ja lapse jaoks ja teiste inimeste jaoks, on ju, kui ma konkreetsel hetkel tööd ei tee, on ju. Aga see on paratamatus on see, et mul ikkagi mul lihtsalt mul aju ei vali aega, millal ta otsustab uue mingisuguse mõttele tulla lagedale, et kuidas mingisugust asja lahendada. See mulle meeldib. Ma muud moodi ei oska oma elu ega tööd korraldada, et 9-5 ma olen proovinud, see ei sobi mulle. Ma jooksen varem ja hiljem iseendaga konflikti. Eks sulle pigem sobib see, et ei ole sellist väga kindlat rutiini? Jaa, mulle meeldib see, et mulle meeldib kõigepealt see, et ma teen ühe töö ära ja ma tean, et see on üks konkreetne kokkuvõtmine
ja hästi fokusseeritult konkreetsele aja hetkele, eks ju, ja siis selle ma teen ära ja siis lähen muu eluga edasi, eks ju, et mulle see väga sobib. See, et ma tean, et mul on töö katkematu ja lõppematu, see oleks minu jaoks tohutult keeruline. Et mul peab olema vahepeal see tunne, et ma tegin midagi suurt ära ja nüüd ma saan korraks hinge tõmmata ja minna millegi uue juurde. Ja eks see vaheldus ka, eks ju, ja et okei, töö iseloom on sama, aga päeva lõpuks ikkagi projektid on erinevad, projektide iseloom on erinev, eks ju, ja kogu see rütm on erinev ja noh, rääkides kas või teletegemisest või filmi tegemisest nii edasi, et nad on nii erinevad elusorganismid, et ja see ongi selle töö juures, ma arvan, et kõige põnevam. Sa mainisid ka, et abikaasaga vahel on nagu justkui väljakutse see, et kuidas aega planeerida kõike särki-värki. Aga kuidas teil muidu kodus on, et kelle jalas ikkagi püksid on, et kui naine ütleb, et nii, et tööaeg on 9-5 täna, siis nii on või kuidas on? Jah, see on selle stereotüübi järgi õudselt tahaks, et püksid oleks kuskil kellegi jalas. Ma arvan, et püksid liiguvad ühest jalast teise. Oleneb päevast. Nii kuidas asi vastavalt kujuneb. Me oleme jah, kuidagi, meie see dünaamika on õudselt hästi, kas siis vist kuidagi vaikimisi kujunenud, et me mõlemad oleme õppinud üksteise iseärasusi tundma ja vastavalt sellele ka reageerima, eks ju, et sul ei ole mõtet minna närvi asja peale, mis kuidagi iseloomustab teise inimese nagu mingisugust, noh, ükskõik mida, et noh, sa ei õpeta inimest ümber, sa ei kasvata inimest ümber, aga kindlasti mis on hästi toimiva suhtedünaamika alus, on see, et on ikkagi konsensuslikkus ja paindlikkus, eks ju, et sa tahad olla parem selles suhtes ja anda rohkem ja ka teine pool on seda ja sa tunnetad seda, eks ju, et see on asja alus. Ja dialoog, kommunikatsioon ja see, et mõlemad on tegelikult orienteeritud lahendusele ja sellele, et asjad toimiksid. Et vahel on see vaikimisi, vahel on see, et tuleb maha istuda, rääkida, vahel on rütmid nii erinevad, et sa tajud seda, et rütm on erinev ja kuidagi nagu nii mööda kõnnitakse üksteisest või kuidagi ja siis on täpselt see hetk, see on see olukord, mida tuleb võtta sellisena, nagu see on. Mõlemad elavad omas mingisuguses rütmis ja seda tuleb aktsepteerida. Kui sa näed, et inimene on tegelikult selles olukorras rahul ja õnnelik või temas on see midagi, mis teda inspireerib või tasakaalustab või kus ta tunneb ennast hästi, siis tuleb seda aktsepteerida ja tunda rõõmu selle üle. Ja ei pea olema see, et kuule umbes, sa pole mul üldse tähelepanu pööranud täna või kuidagi või sind ei ole minu jaoks praegu olemas või et umbes ma ei saa suga kontakti või mis iganes on, et ja kui on olukorrad, kus võib-olla, ma ei tea, mõneks päevaks on see, et kuidagi liigutakse omades rütmides ja kuidagi kuidas ma ütlen siis, et kuidagi ei ole samal lainepikkusel. Ei ole samal lainepikkusel ja kuidagi tahaks uuesti kuidagi kontakti saada või mis iganes või lapsega on palju tegemist või tööalaselt või on kodus mingisugused asjaolud, mis tekitavad palju stressi, siis ongi see hetk, kus tuleb võtta hetk ja lihtsalt istuda maha korra või minna koos kuhugi ja korra lihtsalt rääkida ära, ja tegelikult juba selle hetkel juba ära rääkides või juba koos olles, lihtsalt kahekesi koos olles, sa juba saad aru, et tegelikult kõik on korras ja kõik on hästi, eks ju, ja ei ole millegipärast vaja muretseda, et me kipume alati olema need, et kas või võttepäeval on see, et meile piisab vahest ühest pilgust üksteisele või kuidagi, või oleme üksteise lähedal korraks, ja saame rahulikult edasi minna mõlemad omasse tsooni, eks ju, et ka siis, kui me koos platsil oleme, et platsil me ikkagi oleme ju tööl, eks ju, et üks teeb oma asja, mina teen oma asja, et seal me pereelu ei ela, seal on hoopis teine reaalsus.
aga kui tublid te lapsevanematena üldse olete sellise oma aja võtmises, kahekesi aja võtmises? Me püüame seda teha, algusest peale tegelikult oleme püüdnud seda maksimaalselt teha, kuna me ei ole mustervanemad. Meil on tohutult vaja väljaspool ära käia, nii minul kui Gretel. Meil on vaja seda oma ruumi, meil on vaja akusid laadida, meil on vaja väljaspoolt tulevat energiat, eks ju, ja et olla kodus parem, eks ju, ja rohkem iseendaga tasakaalus. Me oleme algusest peale võtnud endale abistajaid, seda on ka öeldud, et võtke endale abistajaid ja selle võrra me kindlasti oleme olnud ka paremad vanemad. Ma saan öelda kindlasti seda, et Grete on oluliselt parem vanem kui mina. Mina lohisen järgi, püüan iga päev paremaks saada ja parem olla. Kui ta oleks praegu siin, mis ta ütleks selle peale? Ta ütleks selle peale, et pole hullu midagi. Jah, mul on olnud raskeid hetki olla selline olemaks klassikaline lapsevanem. Noh, ma ei tea, mida see üldse tähendab. Eks igal ühel on oma arusaamine sellest, et mina olen püüdnud hoida tasakaalu siis nii, ma olen püüdnud seda tasakaalu hoida nii, et ma ei läheks iseendaga väga konflikti ja et ka neid kõige lähedasemad ei peaks kannatama väga palju, et ehk siis püüan sundida ennast nii palju, et see ei muutuks minu jaoks ebamugavaks ja samas öelda siis leida need viisid, kuidas teha see enda jaoks mugavamaks, et tuua last rohkem enda mingisuguse maailma, eks ju, ja teha mingeid tegevusi, mis oleks ka endale põnevam või pakuks rohkem lõbu või mis iganes on ju. Aga päeva lõpuks on laps ja sellest tuleb lähtuda, on ju, et paljudel lastevanematel, kes ongi pigem kas siis kultuuri või siis telefilmi, teatri valdkonnas, on nagu põhimõte, et et teatris, et osad vanemad võtavadki oma lapsed proovi kaasa ja nad on seal, teistel on jälle resoluutne ei, et last me nii-öelda tööle kaasa ei võta. Kuidas teil on? Me võtame kaasa ja mina olen jälle see paha, kes ütleb, et ärme tee seda, kuna olen tohutult fokusseerunud sellele tööle seal ja ma tean, et ATH inimesena, mul on hüperfookus, eks ju, et ma lähen sellesse teemasse nii sisse, et mul on raske muudele teemadele keskenduda, et kui seal on mingisugused kohustused, selles mõttes, et kui sa võtad lapse kaasa, siis ta natukene on sul ikkagi kohustus jälgida, kuidas tal läheb ja kas tal on joonud, kas tal on kõht täis ja nii edasi. Et see on minu jaoks lisakohustus, aga me oleme ikkagi teda võtnud, see on olnud lõbus, meil on õnneks toredad kruuliikmed, kes on selle ilusti üle võtnud ja ta julgelt Saaraga kasutab neid olukordi ära, et kõik, kes temaga toredalt tegelevad, ta võtab ka maksimaalse sellest, et ta on tohutult seltsiv ja otsib kogu aeg põnevust, eks ju, et ta ei ole see laps, kes läheb, istub nurgas ja vaatab, mis toimub, vaid ta tahab kogu aeg olukorras sees olla. Ta on ka platsile sisse lihtsalt kõndinud kaadrisse. Ja kõik, issand, kuhu sa tuled, mis sa teed? Ja kas isa reaktsioon oli siis nagu või nagu ei, see on pigem lõbus, see on pigem ikkagi kõik naeravad, kuna see otsesaade ei ole, siis me saame stoppi teha ja uuesti minna, nii et kolmeka puhul see võib isegi sobis siuke nagu tore kaos. Telehommikus on ju koer, siis teil on laps. Jah, laps, kes käib aeg-ajalt kaadris istumas. Ja, et lapsed loomad muidugi. Ja, et pigem ma ise olen ka seda meelt, et alati kui mingisugused näitlejad või teleinimesed, kes on rääkinud, nad on kasvanud kuskil teatris tagaruumides olles või kuskil telekoridorites, et need on ägedad jutud ja see on äge, kuidas nad räägivad, kuidas nad on selles maailmas sees olnud ja see on see tegelikult, mis nende elu otsustas, eks ju. Ma ei ütle, et Saara peaks hakkama nüüd tele või millegi sellisega tegelema, et hetkel ta tahab küll meikariks saada, viimase seisuga tahab saada meikariks ja stilistiks. Aga võib ka telesse jõuda ikkagi niimoodi oma rolliga? Mine tea, jah, aga vaatame. Ma tahaks panna ta tennist mängima, siis see toob hästi sisse.
No mina vaatasin Alo seriaali ja su abikaasa tegi sinu rolli kohta seal ühe päris tabava nalja, et sa oled see klassikaline režissöör, operaator, produtsent ühes. Kuidas sulle üldse see Eesti turu kõik ühes mees olek nagu sobib või unistad sa vahel lihtsalt sellest, et saaks ühes rollis olla korraga? Ma ei ole unistanud, ma olen olnud ja see on päris tore. Tegelikult ma olen aru saanud sellest, et ma ei eelista ühte ega teist. Mulle sobib igate moodi, mulle sobib ka kolmekas tegelikult sellepärast, et ma ei teegi otseselt mitte midagi. Mulle tohutult meeldib käia lihtsalt kõrvaklapid peas ja jaurata seal ja olla tähtis mees. Ja samas meeldib ka nii, et põhimõtteliselt peaaegu otsustad kõike, mis platsil toimub. See igate moodi sobib. Loomulikult see, et kui sul on hästi palju vastutust, siis see ka võtab ka topelt energia ja see tähendab ka seda, et ei ole väga palju variante kuidagi lasta lõdvemaks või mis iganes, et seal ootavad kõik su vastuseid ja sul peab olema selge arusaamine, mida sa teed. Ja mulle tegelikult meeldib see. Mulle meeldib see, et ma saan teostada erinevaid asju. Mulle meeldib endiselt pildiloome väga, kuna ma operaatoriks olen õppinud, siis paratamatult ma näen piltides, eks ju, ja samas mulle meeldib ka see näitleja lavastamine, see, et selle nii-öelda ellukutsumine, loo ellukutsumine ja uue sellise virtuaalse keskkonna loomine, et sa lood nullist midagi, mis hakkab nagu elama oma elu. See on tohutult põnev ja äge ja ise minna sinna sisse ja kaasa elada tegelastele. See ongi nagu esimesest reast nagu loo jälgimine või isegi natukene seal loo keskel olla võib-olla, et jah, see ilmselt ongi see põhiline põhjus, et ma ei oska valida midagi platsile minnes, et ma tahaks nüüd olla see, et mulle meeldib seal asja keskel olla ja vahet pole, kas ma siis teen mingit 4 asja korraga või teen 1 asja korraga, et kuidas kujuneb, eks ju, et alguses oli naljakas olla ainult režissöör ja lasta operaatoril midagi teha, aga ühel hetkel harjud ära sellega ja siis, kui ühel hetkel on see, et operaator ei saa tulla üks päev ja tegevprodutsent ütleb, aga teed ise ära, siis ma olen kaamera juurde, ma oleks nagu esimest korda kaamera juures, mis asja ma tegema pean, et hästi kummaline on see ja see läheb hästi kiiresti. Tuleb see, et istud seal tooli peale, võtad monitori ja küta ja lihtsalt vaatad, lihtsalt naudid, on ju. Aga kolmekas nüüd sai läbi on ja mis sul tööd tegemised üldse teoksil praegu on? Valmistame ette seriaali Elisale, Valguses varjus 3. hooaeg, tuleb viimane hooaeg. Suve lõpus tuleb Elisa sarja Täiuslik sõbranna 2. hooaeg, mis on siis 3 hooajast 2 siis ja valmistame ette ka filmi juulikuuks selline suurepärane surematu teos nagu Särane mulk saab filmilinale. Et võtame taskaga sealt riiulist järgmise ja teeme ära. Nii, ja siis kes on peaosas? Seal on palju peaosasid. Põhiliselt on muidugi noored on peaosas, siis Maiet mängib tegelikult selline põnev. Mulle meeldib alati põnevaid lahendusi luua, et mitte minna nagu klassikaliste lahendustele, et kui sa vaatad Eesti filmi, siis ikka nagu Tambet Tuisk või Mait Malmsten või Pääru Oja või, et ma püüan alati leida mingisugust põnevat lahendit, et oleks endal ka põnev ja intrigeeriv ja leida mingisuguseid uusi talente. Ma loodan, et praegune lahend jälle õigustab ennast. Seal mängib Maiet selline inimene nagu Katariina Kivi, kes on Duo Ruudu üks liige siis Duo Ruud bändis, 2 tüdrukut, kes on vastamisi seal kandle taga. Ta käis meil kolmeka saates ja sealt kuidagi tekkis mõte kuidagi plahvatas, et ma ei tea, ta millegi pärast minu jaoks on selline tolle aja 19. sajandi 19. lõpu teise poole Eesti sellise maatüdruku arhetüüp, kuidagi, ma vaatan tal otsa, see on täpselt sellest ajastust, ma ei tea, miks, kuidagi mulle see seostub. Ja Rasmus Vendel, Saaremaa poiss, lavaka lõpetanud on meil siis mulk seal ja siis teeb meil suure rolli selline härrasmees nagu Maiduk. Teeb meile pahalase rolli
ta mängib Ennu, kes tahab siis ise maiet ära kosida ja korraldab seal korralikku segadust. Täpselt samamoodi jälle käis kolmekas meil, vaatasin püsti hull tüüp, et võiks teda lavastada. Kolmekas oli siis nagu casting? Kuule, natukene on jah, et paratamatult ma selles mõttes mul on tundlad kogu aeg hästi kuidagi lahti ja tšakrad lahti, et ma kui mingisuguse inimesega kokku puutud, siis paratamatult ta jääb kuskile sulle siia kuklasse ja ühel hetkel tekib, kui kuskilt siit kuklast tuleb esile, ütleb, et küsib ise, et äkki ma tahan seda rolli. Ma ei tea, kuidagi alati küsitakse, et kus need lahendused tulevad, kuskilt tulevad, ma ei tea. Aga kas Raske kahurväge siis ka filmis näeb või selle panid selleks korraks pingi soojendama? Mis see raske kahurvägi sa mõtled? Tambeti. See, mis sa nimetasid. Pole sihukest rolli anda, vaata, et seal on jah, ikka johtub nagu eelkõige nagu loost ka, vaata, et kui ta ei ole vaata selline ühe või kahe karakteri põhine lugu, vaata, et kus või noh, kus on see, et üks roll määrab nagu selle mingisugune filmi headuse või kuidagi või see roll on oluline või et ta on kuidagi ühtlase ansambli lugu, mis eeldab natukene sellist ühtlasemat ansamblit ka, eks ju, et pluss siis see, et kuna ta on selline jandilik ajastu komöödia, inimesed eelkõige teavad teda ikka sellisena teatrietendusena, siis ma tahakski, et ta jääks sellise pigem, et see maatunne oleks seal olemas, et mitte, et mingi siukse näitleja, kes pigem mõjub nagu sellise linnatüübina lihtsustatult, et ma ei püüa teda kuidagi sinna maakeskkonda nagu ära kuidagi mugandada, et ma pigem, see on kuidagi hästi intuitiivne. Mul on hästi, mul ei saa peale sundida asju öelda, et kindlasti on Eestis väga palju näitlejaid, kes võiks ägedalt neid rolle ära teha, aga minu jaoks, mina näen seda seltskonda sellisena ja täpselt nii see ongi. Aga raske kahurväge, ega kui me tahame siin uudselt kategooriatesse panna, paratamatult neid kategooriad tekitatakse, mulle see ei meeldi need kategooriad. See on kategooriad eelkõige tulenevad ju sellest, eks ju, et palju ühele näitele antakse võimalust ennast teostada, vaata, või kuidagi tõestada, vaata, ja kas ta satub õige projekti juurde ja kuidagi fookusesse ja nii edasi, et ma püüan ise neid kategooriaid nihestada, võtta uusi nägusid ja tõsta neid kategooriad, mõned kategooriad kõrgemale. Eks see on ka oluline tutvustada neid noori. Absoluutselt ja pluss siis maateatrite näitlejad, eks ju, et maateatrit tinglikult, eks ju, siis Ugalast, eks ju, ja siit erinevatest teatritest tuua neid ka rohkem esile, ja näidata, et meil on väga palju häid näitlejaid. Mina toon nüüd ühe aspekti siia uuesti esile, mida sa täna oled tegelikult maininud ka. Ma ei tea, kuidas sa seda ise võtad, aga sa oled varem ka rääkinud, et sul on ATH-diagnoos, mille jaoks sa võtad ka ravimeid. Kas sa näed seda pigem nagu supervõimena või takistusena? Orma jah, tavatseb seda supervõimeks nimetada, et ta on isegi öelnud, et tema ei julge hakata medikamenti võtma, sellepärast, et ta kardab oma kreatiivsust kaotada. Ma ei ütleks, et ma seda medikamenti võttes oleks oma kreatiivsust kaotanud, pigem vastupidi kuidagi, et ma olen saanud ennast paremini kuidagi reale, eks ju, et mis puudutab distsipliini ja kogu oma elukorraldust, vaata, et kuidagi fookus on paremini paigas ja ma ei ole nagu nii laiali oma asjadega, aga kreatiivsuse poole pealt ma ei tunne, et midagi oleks kadunud, et mul on oluliselt lihtsam oma kehas olla ja see annab ka kindlasti rohkem vabadust, kuidagi pea on rohkem lahti ka kreatiivsuse poole pealt, ma ei tea, ma ise tunnetan seda nii. Ja ma ei oska öelda supervõime, ta on siuke erisus, eks ju, et mingisugune asjaolu, millega sa pead arvestama, aju ei tooda sul mingit asja, mida sa pead kuidagi juurde manustama, eks ju, et ennast reale saada. Kunagi sai seda kunstlike vahenditega kuidagi tekitatud, on ju, et
noh, ma ei ütleks, et ma oleks 100% sellest üle või noh, ma pean arvestama, et see on asi, mis saadab mind terve elu ja ma ei ütleks, et see mind igapäevaselt sellisel moel segab. Võib-olla just selle tõttu, et ma olen õppinud sellega elama ja noh, võib-olla noh, kui võtta nii, et kui ma lähen ala mingisugune hüperfookusesse, eks ju, ja keskendun ainult ühele asjale, et minu enda jaoks on see kindlasti hästi tore, aga kõrval minu lähedaste inimeste jaoks ei ole väga tore, et kui mu kallis abikaasa kaotab mind kuuks ajaks ära kuskile projekti peale, või lapsel ei ole isa või mis iganes, et eks ta on nii ja naa, et seal võib leida nii toredaid asjaolusid kui ebamugavaid. Aga kui sa tagasi vaatad, siis millised olid nagu need esimesed märgid, kus hakkasid kahtlustama, et asi võib olla milleski rohkemas, et võib-olla ma ei ole lihtsalt, ma ei tea, laisk või hajameelne või ei kao kuidagi ära, et võib-olla on asi milleski muus? Ma olin veendunud, et ma olen lihtsalt veidrik. Ma ei osanud seda kuidagi seletada enda jaoks. Ma põhjendasin seda ärevusega, eks ju, et mul on olnud generaliseerunud ärevushäire tegelikult aasta ikka väga pikka aega, kuna sügavast nõukogude ajast pärit noore inimesena ei olnud meil teadlikkust või arusaamist sellest, et tegelikult kõikidele mingisugustele vaimsetele asjaolud või siis vaimsetele issuedele on, eks ju, nagu ravimid või vastused või sellest on võimalik välja saada või mis iganes, eks ju, et ma püüdsin õppida ise sellega elama. Enne kui võtsin ennast kokku ja mõistuse pähe läksin arsti juurde, eks ju, või siis nõustaja juurde. Et ma ei tea, ta on kuidagi mis hetkel oli nagu see hetk, et sa said aru, et okei, et niimoodi vist nagu enam ei saa edasi normaalselt siis olla ja tööd teha? Jah, tegelikult oligi see, et see oli kuidagi see oligi tegelikult asi hakkas sellest, et ma püüdsin olla oma kehas nii-öelda oma parim versioon, eks ju, jõuga kõigi mulle käepärast olevate vahenditega. Mingitel hetkedel oli tohutult raske, oli kodukeskkonnas raske, oli ka tegelikult tööalaselt raske, just mis puudutab asjade dileverdamist ja tähtaegu ja distsipliini ja see kõik oli tohutult keeruline. Ja ma ajasin selle oma ärevuse süüks, ma ei osanud nagu näha seal midagi muud. Ma püüdsin selle ärevusega hakkama saada, käisin aastakese psühholoogi juures, mingit otsest abi ma ei saanud, mingisugused tööriistad ma sain, see mingit erilist abi ei toonud ja kuni mu kallis abikaasa soovitas minna psühhiaatri juurde, et mine lihtsalt räägi, et kas mingid antidepressandid või mis iganes on, et mis aitaks kuidagi äkki paremaks saada. Ja psühhiaatri juures oli 30-minutiline vestlus, mille tulemuseks oli see, et meil võib olla ATH, et teeme sulle testi. Ja mul olid kõik näitled punases, ikka nagu nii punases, kui üldse olla saab. Ja ütleme nii, et minu esimene ATH medikament oli minu jaoks sellisel määral elumuutev, et võin öelda, ma nutsin kergendusest. Et see tõesti muutis hästi palju. Ja sain ka sel hetkel teada, et ärevus on see, mis peidab, ATH peidab ennast ärevus taha. Ja see oli ka põhjus, miks, et need mingisugused kombineeritud asjaolud, eks ju, kus tundus, et asi ei tundu ainult ühes ju olevat. Et siis oli nagu pilt selge ja kui sul on pilt selge, siis sa tead, et seda kõike on võimalik ju muuta ja paremaks saada. Tagant järgi, kui sa nüüd mõtled ja vaatad, sa ennem rääkisid sellest muusika tegemisest ka, et sul ei olnud võib-olla seda püsivust. Kas see siis kõik nagu meegib rohkem sensi sulle nagu tagant järgi nagu vaatad ka? Täpselt nii ongi. Sellepärast see kõik oligi niimoodi, sellepärast kõik läkski nii. Täpselt nii. Ma ju kirjutasin oma kallitele partneritele ja inimestele, kellega ma olen koostööd teinud, eks ju, et kirjutasin pika kirja kõigile, et teate, et mul on selline lugu ja see kõik on nüüd saanud, see kõik meegib sensi. Ma saan ise nüüd aru, miks see nii on olnud,
ma tänan teid, te olete minuga olnud lõpuni ja olete siiamaani. Ma saatsin ka, ütlesin ka töökaaslastele, oma nii-öelda kallitele kolleegidele ja sõpradele, et neil oleks see teadlikkus samamoodi, et lubasin, et nüüd kõik läheb paremaks. Ja ma usun, et on läinud paremaks. No, selles mõttes, et ehedad näited on lihtsalt see, et kui meil on suvised võtted ja inimesed kogunevad platsil ja Ergo Kuld tuleb autost välja ja ütleb, et me ei tee täna võtet. Inimesed küsivad, miks? Ma näen seal ühte vihmapilve, et me oleme hästi palju väljas. Tegelikult on lihtsalt see, et ma ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda füüsiliselt, vaimselt ennast kokku võtta, et hakata tööd tegema. Ja see ongi üks selliseid markantsemaid näiteid sellest issuest ongi see, et sa ei suuda ennast lihtsalt tiimalt püsti ajada ja asi ei ole depressioonis, et sa ei tahaks midagi teha või suuda või laiskuses või mis iganes, vaid lihtsalt aju blokeerub. Sa lihtsalt ei suuda teha. Üks asi, mis on see, et igasugune eduelamus on hea ja inspireeriv. Ehk siis, kui sa saad uue projekti, siis see tekitab eduelamus ja see tekitab tunde, et yes, aga seda tegema hakata oli tohutu, et ühel hetkel sul tekib see esimene, on see esimene võttepäev, kus sa pead hakkama seda projekti realiseerima, ära tegema, siis see oli tohutu kokkuvõtmine ja tohutu raskus. Ja võtteplatsil püsimine oli tegelikult tohutu raskus, välja arvatud siis, kui sa oled hüperfookuses ja lähed lihtsalt mööda seda tunnelit lihtsalt kuhugi suunas enda ümber nägemata, eks ju. Sama on ka montaažiga, eks ju, et montaaž on niisugune ehe hüperfookuse, kuidas nüüd, lemmikpaik. Ma olen õudselt halb inimene montaažis. Kui keegi mulle helistab montaažis, siis okei, ma ei sõima, aga ma olen nagu see, et jah, nii, okei. Et ma olen kuidagi, ma ei tea, miks see montaažis nii on. Et, ja teine pool sellest montaažist on see, et kui ma pean kellegi kõrval istuma montaažis, keegi teeb tööd ja mina pean kõrval istuma ja ütlema, mis ta tegema peab või kuidas. Ma olen kõige vastikum inimene siis. Päris ma tunnen, et ma olen vastik inimene ja ma püüan vältida seda alati. Lihtsalt mul on nii kahju sellest inimesest, kes seal kõrval istub. Ma olen lihtsalt pane sinna see. Õudne. Ma ise nagu vaatan ennast kõrvalt, see on õudne inimene. Mis mul viga on? Miks ma ei suuda rahulikult võtta? Jah, tekib tohutu kärsitus ja see, et tahad nagu, kui sa teed ise, teed oma tempos, vaata, aga kui keegi teeb mingit liigutus, mida sina ei teeks, siis nagu, mis asja teeb seal, miks sa teeb seal nii kaua? Et jah, huvitav. Aga ise monteerides on äge, lihtsalt lähed sinna oma mugavustsooni sisse ja lihtsalt istud tunde, kuni on see, et keha on täiesti kõver ja ei suuda ennast püsti ka jääda. Söömise unustad ära, see on klassika. See on ATH puhul ikka täiesti tavaline asi, et täiesti ebaoluline. Kas sinu puhul olid pigem raskemad siis nii-öelda enda kodust välja vedamine võtteplatsile või kas või ka montaažiruumi? Kõik on keeruline. Kõik oli nagu sama. Lapsega tegelemine, montaažiminek, ennast välja vedamine just, mis puudutab seda, kui see tehtav asi on kohustus. Ehk siis kõik kohustused on tohutult ebamugav ja vastik. Aga mida sa ise arvad sellest, et inimesed tänapäeval kipuvad üha enam end ATH-ga nagu ise diagnoosima, et osad veel ütlevad, et see on selline nii-öelda populaarne haigus, et kas see on pigem selline kasulik eneseteadlikkus või laiskusele põhjenduse leidmine? Ei igast asju võib välja mõelda endale. Enne kui on nagu selge arusaamine, selleks on mõistlik minna ikkagi spetsialisti juurde ja teha testid ja siis on selge, et muidugi igasugused inimesi on, arvatakse ka, et koroonat ei olnud olemas ja maailm on lapik, eks ju, ja igasugused huvitavaid teoorid on olemas, aga ma pigem kipun ikkagi toetuma teadusele ja meditsiinile, et ma usaldan seda, et mul sellega probleeme ei ole. Et kui ta on andnud mulle selge nagu ikkagi, ma ei usu, et kui ma võtan ATH-tableti, siis placebo teeb seda, eks ju. Et kui ma reaalselt tunnen ennast paremini, siis järelikult on sellele mingisugune
teaduslik aluspõhi olemas. No sul on kindlasti tulnud võtta ka selline hariv roll selles mõttes, et kui lähedased küsivad, aga mis see nagu ikkagi täpselt tähendab niimoodi, siis kas on välja kujunenud ka mingisugune vale arusaam selle diagnoosi kohta, mida sa oled pidanud lahti selgitama kellelegi? Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks küsinud midagi, mis tegelikult selle konkreetse sellega ei seonduks. On olnud inimesi, kes tunnevad tõesti huvi ja küsivad, mis asi see on ja kuidas seda diagnoositakse ja kuidas see protsess kõik käib ja mida see põhjustab ja nii edasi. Aga ma ei saaks öelda jah, et on olnud mingisugust sellised valesid, mida ma olen pidanud ümber lükkama. Et pigem on jah see, et kuidagi on inimesed, kes võtavad seda nagu okei, jah see ja kes võtavadki seda sellisena, et see on nagu mingi moeasi. Ja on inimesed, kes kuidagi võtavad teadlikumalt, eks ju, ja proovivad ise aru saada, mis see siis tähendab, on ju, et kuna seda tõesti, ma saan selles mõttes aru, kuna seda on nii palju, nüüd vist on natukene jälle vähemaks jäänud, aga mingi aasta aega tagasi oli see teema oli ikka nii tohutu palju nagu räägitud ja kajastatud, siis paratamatult inimesed, kes sellega kokku ei puutu, neil tekib külastus. Ja tekib tunne, et sellest räägitakse liiga palju. Ja see on loomulik. Aga see ei tähenda, et seda olemas ei ole. Et see on välja mõeldud. Sa ennist mainisid, et psühholoog otseselt sind nagu ei aidanud, aga kas sul on lisaks ravimitele veel nagu mingid nippe, mis nagu kuidagi sind on toestanud või mingid tegevused või mis on kuidagi nagu kasuks tulnud? On öeldud, et distsipliini on vaja selleks. Mina olen nii distsipliini vastane inimene, et mul peab olema mingisugune rutiin, aga see on mingisugust täiesti X asjadega seotud rutiin. Kui mul see rutiin on murtud, siis ma tunnen ennast ebamugavalt. Need on sellised tavapärased mingisugused argirutiinid, kas või kui ma hommikul tõusen, siis mul peavad mingid asju, ma teen teatud järjekorras, vaata. Ja see ei ole midagi sellist, mis on nagu möödapääsmatu, aga see paneb mind paratamatult nagu hästi ja turvaliselt tundma. Ma olen mõelnud, et seda võiks ju proovida, kuidagi korraldada oma elu nii, et võib-olla ilma medikamentideta hakkama saada ja võib-olla mingi hetk, võib-olla seda olekski mõistlik teha, aga hetkel mul on arvestades seda, kui kaootiline on tegelikult mu päevakorraldus ja elulaad, eks ju, et mis on tegelikult ATH inimese puhul täiesti mõeldamatu tegelikult, sa pead olema distsiplineeritud, sul peab olema konkreetne päevakava ja asjad, mida sa teed, on ju söömine kas või ja mingid kindlad rutiinid, siis ma ilmselt ei suuda seda teha. Võib-olla peaks proovima, võib-olla õnnestuks, ma ei tea. Ma ise ei näe, et see teades, milline ma olen, mulle meeldib see vaba liikumine ja see spontaansus ja see, et ma teen asju tunde järgi. Ehk siis, kui mul on mingi konkreetne päevaplaan, ma pean midagi tegema, ma pean mingid asjad korda ajama, kuskile ära käima, siis ma loomulikult teen seda ja naudin nende asjade nagu ära tegemist ja korda saamist, aga see ei saa olla kuidagi sellisel moel, et ma peaksin nad panema nagu mingisuguse mingi kuidagi süstematiseerima, on ju. Et ma teen selle mingisuguse portsu ära, siis vahepeal lähen, ma ei tea, olen kuskil, teen midagi muud, siis lähen söön vahepeal, siis mul peab olema see vaba liikumise võimalus ja see tunne, et mind ei kammitse mingi graafik või mingisugune asi, mis eeldatavasti peaks mind panema paremini tundma. Et ma ei näe, et siin on mingid varianti. Ma ei tea, võib-olla kui teeks, võib-olla õnnestuks, aga hetkel jah, mulle nagu meeldib see vorm, nagu ma praegu elan, et kui mul mingisugune 4 päeva, 5 päeva tagasi tuli, või millal see e-mail mulle tuli, eks ju, et tule meile külla vestlema, on ju, siis see on täpselt, kõik sellised asjad käivad mulle hästi spontaanselt. Ma tunnetan täpselt seda, et kuidas mul see energia praegusel hetkel on, kui palju ma suudan ennast jagada ja kui see võimekus on, siis ma tulen ja pole probleemi ja kui ei ole, siis ma ütlen ei, eks ju, et ma ei taha kunagi teha asju selle põhjal, et kas see oleks kuidagi mulle kasulik või mis see mulle kasu toob või kas ma saan kuidagi rakendada seda kuidagi, mille enda nagu kasuks või mis iganes. Ma ei oska seda sellisel moel teha. Ma olen hästi nagu
siuke otse mineja, et tunne on, okei, teeme, tunnet ei ole, ei tee, on ju, et ja ilmselt see kuidagi hoiab mind kõige paremini tasakaalus ka, et ma ei oska oma tegemisi sellisel moel planeerida või kuidagi olla oma nii-öelda igapäevastes mingi tööasjades või see, kui palju ma ennast jagan või et kui palju mõistlik on mul kellegile mingit energiat panustada või millegile mingit energiat panustada, et samamoodi mul platsil on see, et minu põhiline filosoofia on see, et ma tahan, et inimestel oleks platsil hea olla. See on see põhjus, miks ma produktsiooni tegin. Ma tahtsin, et oleks sundimatu õhkkond, et töö tegemine oleks nagu teataval tinglikult sõpradega koos käimine. Ma loodan, et ma olen suutnud seda teostada. Ma ei saa kellegi eest kõnelda. Ma ei saa öelda, et see inimene käib siin platsil sellepärast, et talle meeldib sõpruskonnas käia. Et inimesed teevad lõpuks tööd. Et suur osa inimesest kindlasti võib-olla päeva lõpuni võib-olla oleks hea meelega kodus, ei teeks mitte midagi, raha võiks niisama tulla. Mina olen see, mul peab olema midagi, mida teha või mingi challenge, mida mul peab olema see, et ma teostan ja ma saan midagi tagasi, eks ju. Ja minu jaoks see vaba liikumine ongi asjade alus. Et ma tahan minna sinna, kuhu ma lähen. Ma tahan teha seda, mida ma seal teen ja see annab mulle tagasi ükskõik mil moel on, et kas siis emotsionaalses plaanis on ja ma olen küll õhtul väsinud, aga õnnelik või siis saan publikult midagi tagasi või mis iganes või on see tunne kas või seda kolmekat tehes, et mul ei ole kahju selle saate ära saatmisest, mul on kahju, et ma ei saa selle kambaga enam koos käia, see oli täiesti kirjeldamatult äge seltskond, kes kokku käis ja see on põhiline kahjutunne. Et saated tulevad ja lähevad, eks ju, et alati on võimalus teha midagi kihvti on ja midagi veel kihvtimat ja midagi veel paremat on ju. Aga jah, minna lasta on ikkagi just nende samade heade inimeste pärast, on raske. See on väga ilus mõte siia episoodi lõppu, et teha asju pigem energia, mitte ainult kasu pärast ja et inimesed, kellega sa koos teed. Ei, kui sa teed hea energiaga, siis raha tuleb ise. Päriselt ka, ma olen veendunud selles, et mine tee oma asja ja küll see siis ühel hetkel leiab see raha üles ja hakkab sind ise taga ajama. Päriselt ka. Ma küsiks siia lõppu viimase küsimusena. See on meil selline formaadi nagu töövestluse küsimus. Nii. Kuhu sa oma ideaalses maailmas järgmise 5 aasta jooksul oled jõudnud? Mis sa oled jõudnud selle sees ära teha? Mis võiks olla muutunud? Bucket list? Bucket list, jah, keskerõõmud. Mul ei ole kunagi sellist plaani olnud või pikka plaani või 5 aastaku plaani või seda, et kuhu ma ideaalis võiksin oma eluga jõuda. Ilmselt ei saa ka olema seda. See käib täpselt selle sama just lõppenud teema kohta, et ma olen selles vabas liikumises tunde peale spontaanselt nädala aja pärast võiks reisile minna või ma ei tea, minna hoopis Hispaaniasse elama või mis iganes. Kuidagi mul peab olema see tunne, et mul on võimalus minna teha, mida ma ise tahan 6 aja pärast teha üldse ükskõik mingisugune kannapööre ja minna teha midagi muud hoopis, minna õppida trummid selgeks hakata hoopis mingi süldibännis trumme mängima näiteks või mis iganes, et ma usaldan seda tunnet, mis mind rannib. Aga kas sul on ka mõni eesmärk, ma ei tea, osadel on tahaks langevarjuõpet teha? Kas sul mingid ei ole, mul kõrgust, ma kardan kõrgust. Jumala eest, ei. See ongi naljakas, mul tekivad käigu pealt mingisugused tundmused. Umbes 1,5 aastat tagasi tõusin montaažis püsti ja siis tegin mingit liigutust ja tekkis mõte, et ma tahan nüüd boksitrenni minna. Ja läksin boksitrenni ja leidsin tegelikult spordiala, mis on 100% minu DNA. Ehk siis mulle meeldib väga sporti teha, ma olen siin jõudumööda erinevad alasid teinud, käinud rulluisu maratonil, eks ju, jooksnud niimoodi, et lõpuks põlv ei kanna enam ja ma ikkagi lõpuks lõhun ennast ära mingil moel ja siis mul jääb see katki ja nii edasi. Välja arvatud siis, kui on
noh, mingisuguse tohutu raske tööperiood ja mis iganes, noh, see ongi see ATH-st tulenev asi, on ju, et sa kogud endale nii palju kokku ja su enda elu ei ole olemas ja läheb ka spordiasi kaduma, on ju, ja siis jääd kuidagi vajud närbu, eks ju, igatepidi. Et mida ma olen, et ATH inimese puhul soovitatakse teha sporti ja ma ise tunnen seda ja tunnetan seda, et see hoiab mind ka paremini tasakaalus. Võib-olla see ongi see minu medikament, mida ma tulevikus võib-olla mis on selle tableti asemel, ongi minu boksitrenn. Hakkasin tegema tai-boksi, leidsin treeneri näol ühe suurima sõbra üldse oma ellu ja see on ala, mis mind tohutult köidab ja mulle meeldib seal käia isegi 5 korda nädalas, tund aega korraga, eks ju. Et mulle väga meeldib see, et ja see on ka kindlasti üks võtmekohti, mis aitab mul igapäevaselt paremini hakkama saada ja kuidagi balanssis olla või kuidagi seda stressi maandada ja nii edasi, et kel vähegi võimalust minge boksitrenni, see on õudselt kihvt. See on väga kihvt. Väärt mõte siia lõppu. Ei, loomulikult inimesed mingi trenni, väärt mõte. Aga sulle... Turundusminut on siis, kui ma ütlen mingi Arigatosse trenni. Uno Andreas Tavast, Eesti parim. Jaa, see võib, me ei ole ETV, meil võib minna. Super. Parim tai-boksi treener. Kindlalt. Soovitan. Tšau, Uno. Suur rõõm, et sa oled midagi sellist enda jaoks leidnud. Aga me hakkamegi vaikselt otsi kokku tõmbama. Aitäh, Discord Erks, et tulid. Oh yeah. Ja nüüd lemmiklugu. Ja mis on su lemmiklugu siia? Mängime. Tol ajal oli üks kindlasti kõige lemmikumaid lugusid Discord Erksil. Küsiti vist kõige rohkem Nick Cayman ja Promised Myself või siis Courage Yours Infanti. Nii et kõik oleme nende lugude mõtetes nüüd praegu avage see endal nüüd ise ja kuulame. Aitäh sulle külla tulemast. Aitäh sulle. Aitäh. Podcast Rööprähklejad.